tere vlog, väga tore on sind siin kanalil näha. Alustan juba täna uue vlogiga. Eile just lõpetasin eelmise, täna alustan uuega, sest ma sain siukse huvitava pakikese. Ise tellisin. Siis siin Torrevieja lähedal on üks naine, eestlane, kes teeb ise Eesti leiba. Tiiuleib, kui kedagi huvitab, on see siis nimi. Ja tellisin talt siis seemneleiva ja eile õhtul siis värskelt valmis tehtud. Nii et mõtlesin, et teeme koos testi. Vaatame, kuidas on. Lõhnab täpselt nagu päris kodumust teeb. Täiega hea. Okay. Nagu reaalselt nagu koduleib. Koduleib ongi kõige parem. Palju parem kui muhuleib. Mega hea. Üks parimaid leibasid täiesti ilma naljata. Meil on toas päris jahe praegu, sest aken on lahti ja Britni lihtsalt nii naudib seal teki all olekut. Nii nunnu! Tavakas hommikusöök, mis muna juba ammustasin, aga praegu muna. Täna tegin 4, sest on 4 oli alles ja on mõtet jätta ühte külma, tavaliselt on 3. Natuke brokolit, tavaliselt on tomat, täna tomatit polnud, aga midagi värsket ikka peaks olema. Ja siis riisigallet avokado määrdega. Võt. Tegin just pirees suppi brokolist ja fetajuustust ja sibulast, küüslaugust, kodujuustust. Mis ma siia veel panin sisse? Tofut panin ka sisse. Ehk siis palju valku, palju igasugust fiber, mis eesti keeles on. Ühesõnaga, teate küll. Teeme teist testi. Täiesti võimalik, et see tuli natuke mage, sest ma väga palju julgen siia soola panna. See on ideaalne. Mine metsu kui hea. Oh my god. Nii lihtne oli teha. Sorry, ma ei filminud seda, aga ma seletan teile, kuidas ma seda tegin. Panin lihtsalt pannile, kuna ahju mul ei ole. Panin pannile brokoli, fetajuustu hiljem ka, siis sibula ja küüslaugu. Aurutasin nii kaua, kuni siis need pehmeks läksid. Siis panin blenderisse kodujuustu, tofu, fetajuustu. Ja panin natuke kurkumit, natukene siis chili maitseainet, veidikene ka soola ja lihtsalt mikserdasin kõik kokku ja see on nii hea, see on see kõige parem püreesupp üldse. Mega täisväärtuslik, mega kasulik, mega hea. Natukene chillit ka ikka panema siia sisse, sest on nagu siuke õige. Ma nägin mingit analoogset retsepti TikTokis, nii et tegin selle järgi. Alguses ma plaanisin salatit teha, lihtsalt nagu mingit valgusalatit, aga meil on täna nii külm ilm õues, jõhker tuul on, nii et ja toad Hispaanias nagu üldse ei pea sooja, et praegu meil on ka see üks pump on taga, aga nii kui välja võtad, kohe läheb mega külmaks, lihtsalt ei ole soojustatud toad. Ja ma tundsin, et ma tahan midagi sooja ja kusjuures väga vähe kaloreid on ka selles, väga palju valku, vähe kaloreid ja põhimõtteliselt terve see kannutäis suppi. Ma kohe ütlen teile, palju kaloreid on. Selles terves kannutäies on 575 kalorit ainult. Ma olen siit pool juba pannud kaussi ära. Nii, nüüd siin sooja puhur käib ja Britni on väga tähtis, sest tal on väga soe olla siin puhuri all. Nii mõnus on või? See on selle maja kõige parem koht. Käisime turul, ostsime mangosi ja seal üks naine müüs niimoodi, et 3 suurt mangot kotis oli 1 € ja ma turul koha peal ei katsunud ka müüksed mangod, ma vaatasin peale, et no näevad väga head välja.
Need on väga küpsed, need on üleküpsend, aga muidugi need nagu maitselt on ikka head, aga nagu väga seda niisama süüa ei saa. Nii et mida ma teen, ma lihtsalt panen need mangod praegu puhastan siia blenderi sisse ja siis panen oma Ninja Creami nende topsikute sisse. Saab nendest jäätist teha, nii et kõik kasutame ära, aga no siukest mangot sa ei saa Eestist nagu mitte kunagi. Reaalselt esiteks mega magus ja mega küpse ja nii odav ka tegelikult. Aga näed, igas halvas on oma hea. See oli mega äge, see oli lihtsalt nii äge ja praegu linn näeb nii ilus välja, lihtsalt vau, nii äge kogemus. Mul on hea meel, et me tulime siia keskele ja siin on nii palju inimesi. Nii, kui te tulete Torreviejasse, siis tulge sellisesse kohta, väga hea tapase koht, väga head. Me oleme siin nüüd teist korda ja väga head hinnad on ka esiteks on ju ja teiseks ülimalt maitsvad toidud, täiesti ülimaitsvad, et tapas on Hispaanias teema. Tulge siia. No räägi. Ja see asub siis Torrevieja kesklinnas, sellise uue kiriku ees, väga mõnus koht, siin praegu hästi palju kohalikke ka chillib ja tegelikult siin kõrval on veel üks tapaste koht, kus me oleme ka käinud, aga me tellisime sealt vist 2 asja, mingi kana ja siis mingi friikad ja kumbki minu arust väga head just ei olnud, ei olnud midagi viga, aga sellised tavalised, aga kui me eelmine kord siin käisime Kaspari ühe perega, siis tellisime nagu mega palju erinevaid asju, proovisime, kõik olid lihtsalt nagu üli head. On õige. Krevetid mul pooled juba söödud, mulle väga meeldivad, fried ja need kartulid on ka mega head siin ja pooled asjad on veel tulemas. Ja miniburgerid on väga head, üks maksis mingi 2,50 äkki ja siis mingi siuke asi, seda ei ole veel proovinud kogemata, ma arvasin midagi muud, aga no proovime järgi. Promenaadil on ka meil siin kuusepuu, sinna sisse saab ka minna. Oot, siin on ka igasugused kaunistused lähevad järjest. Nüüd jõudsime kuuse sisse. Mingi mega halb filmimispot, sest et päike paistab otsa tagant, aga mul lihtsalt hea hetkel, et rääkida. Täna on siis pühapäev ja just filmisime Heavenlyle mõned videod, mis me ise saime teha siin Hispaanias. Ja mõned jäävad veel filmida, aga vähemalt enamus on filmitud. Ja nüüd ma lippan kiiresti jõuksi poole, sest jõuks pannakse meil juba kell 5 kinni. Nädalavahetustati, ma olen seda siin enne ka vlogides rääkinud, et siin sa pead lihtsalt arvestama sellega, et kui on pühad, siis sul jõuksid võivad täiesti kinni olla. Või siis ongi nagu mega lühendatud aeg ja nädalavahetustati on nagu vähemalt meie jõuks, ma arvan, väga paljud jõuksid ongi lihtsalt nagu mega lühendatud ajaga, paljud jõuksid isegi ei ole tegelikult avatud. Nii et jaa, aga uskumatu, mis ilmamuutus on toimunud. Eile olid nii külmad ilmad, nagu tõesti päeval oli mingi 12–14 kraadi. Ja ma olin paksu pusaga eile samal ajal. Ja mul oli veits see, et veits on külm. Praegu ma olen suht õhukse või no väga õhukse pusaga. Ja mul on nagu mega palav, ma lihtsalt ei viitsi seda pusa ära võtta, sest et ma lihtsalt ei viitsi. Mul on vaja kiiresti trenni jõuda, kell on juba 3:30, et 1,5 tunni pärast pannakse jõuks kinni, mul on veel pikk jalapäev vaja teha ja tahaks pesus käia ja kõike. Aga jah, õues on nüüd 19 kraadi, mis on nagu imesoe, what the hell, nii mõnus lihtsalt. Ja lubabki nüüd järgmised 2 päeva ka, et on hästi soojad, nii et kuna ma siin põhimõtteliselt juba järgmine nädal, no põhimõtteliselt nädala pärast juba lendangi Eestisse, siis ma tahaksin täiega tegelikult päikest võtta. Ma ei ole päikest võtnud alates maist. Lihtsalt kõik see pruun jume, mis on tulnud, on kuidagi jalutamise pealt tulnud. Ja nüüd ma tunnen, et ma nagu, ja nüüd ma tunnen, et ma nagu nii väga tahaksin seda D-vitamiini ja ma tahaks natuke nagu jumet saada. Ma ei viitsi self-tanniga ka teha.
et tundub kuidagi naljakas siin Hispaanias olla ja self-tanni kasutada. Et siis ongi, tahaks tulla homme äkki päikest võtma natukeseks või ülehomme, pigem homme. Ja jah, siis ongi, saab juba vaikselt Eesti poole hakata ennast või noh, saab hakata sättima selles suhtes mingeid asju, mis on vaja nagu eeltöö ära teha, enne kui ma Eestisse tulen. Ja jah, issand kui palav, mul hakkab järjest rohkem palav. Igatahes lähme trenni, teeme jalapäeva ära, selle nädala viimane trenn. Siis on kõik 6 trenni selleks nädalaks tehtud. Ja issand, nii mõnus, tulge Hispaaniasse reaalselt. Mõtlete kuskil reisime minna, tulge Hispaaniasse. Nii mõnus soe on siin, mõni päev on külvem ka, aga üldiselt on mõnus soe. Tegin jälle mango sorbeti ja ma tahtsin 2 asjast rääkida. 2 asjast, ainult 2 asjast tahtsin rääkida. Esiteks, te ei kujuta ette ka, mis avastuse ma tegin. Vaata, ma loen nüüd kaloreid jälle on ja täna on 5. päev. Ja kui ma hakkasin vaatama või rääkima siis oma granaatõuna kaloritesse, ma sain teada, et granaatõun annab nii palju kaloreid. Nagu, kui te mõtlete granaatõuna peale, kui palju sa sealt granaatõunast päriselt sööd? Enamus on prügi. Ja mina kogu aeg mõtlesin, minu loogika oli see, et okei, kuna enamus on prügi, siis ju, kuna ma puhastan seda nii palju, see ei anna ilmselt väga palju kaloreid. Issand, kui palju see annab. See ise, nagu reaalselt, kui sul terve granaatõuna ära, need tükikesed sealt seest, see annab sulle reaalselt üle 100 kalori. See annab sulle mingi 150 kalorit äkki. Ja nüüd ma tean, kust mul mõned lisakilod siin paari kuu jooksul tulid. Sellest need tulidki granaatõunadest konkreetselt, nii naljakalt, kui see kõlaks, need tulid granaatõunadest. Sellepärast, et meil on räige granaatõuna hooaeg siin, alates siis äkki juba augusti lõpust, praegu meil on novembri lõpp. Ja ma ütlen teile, et olid mitu nädalat, kus ma sain granaatõunu iga päev, ma arvan 5-6 tükki. Ja nüüd mõelge need kaloritesse ümber. 5-6 tükki, umbes 100-150 kalorit juurde. See on päris haige. Aga mul on hea meel, et ma otsustasin kalorid hakata lugema. Nüüd ma vähemalt tean. Ja ma ei loenud kalorid, või mul on makrosi ka, ma lihtsalt ütlen selle igaks ära. Kes ei tea, mis on makrod, siis need on süsinikud, rasvad, valgud. Nii et mul on neid ka. Aga jaa, saate aru või? Nagu, mul on hea meel, selle avastuse tegin. Mul on kuradi suur kilekoti ees granaatõunu külmkapis ootamas, mida süüa. Sest ma söön neid nii meeletult palju. Ma nii maitsevad need, see on mul lemmik. Mango ja granaatõun on mul lemmikud. Nagu puuviljad. Täiesti haige. Täiesti, kui te mõtlete, mida ma teen, siis ma söön siit jäätise selle korgi pealt kraabin jäätist välja. Aga mul on teile nüüd update ka, et täna hommikul käisin kaalul ja ma olen siis nüüd pool kilo alla võtnud juba ja seda siis 4 päeva nüüd. Nii et päris hea edenemine, ma liiga palju ei taha korraga alla võtta. Või noh, selles suhtes muidugi tahaksin alla võtta palju korraga, kes meist ei tahaks kiireid tulemusi saada. Ma olen väga kärsitu. Mina olen selline, et kui mõte tekib, ma tahan kohe selle mõtte ära teha. Mul tekib mõte kuskile minna, ma tahan kohe nüüd ja praegu minna. Mul ei ole seda, et kuule, mõtleme ja vaatame. Ei, ma tahan kohe. Ja kui ma otsustan, ma hakkan kalorid lugema ja ma hakkan uuesti jälgima kõike, ma tahan kohe tulemusi. Aga on tõesti käi nii. Nii et jah, selles suhtes on päris kiire kaalulangus hetkel, aga ma eeldan, et see on natukene ka vee arvelt. Et ma ikkagist just pool kilo rasvan siin maha läinud 4 päevaga ja lihas. Et vaikselt, ütleme nii, et ma tahaksin nädalas pool kilo alla võtta. See on väga okei kaalulangus. Ma ei taha liiga palju korraga, Aga jah, juba pool kilo tundub mõnus.
ma ütleks, et mu siis ideaalkaalust on hetkel puudu, ütleme 4 kilo on see, kus ma nagu väga hästi ennast tunnen. Ma ütleb, ma praegu tunneks ennast kuidagi väga halvasti. Pigem kui ma vaatan peeglisse, ma näen nagu jälle mu kõhulihast on väljas. Nüüd seda juba 4 päevaga, kui ma kalorid lugenud, mu kõhulihast on just väljas. Ma juba tunnen ennast paremini, aga ma ikkagi tunnen, et ma olen nagu näost paistes. Te kindlasti olete seda ka märganud, kes mu pikkamaks jälged on. Ma tunnen, et natukene kõhus on pekki ja ma tunnen, mis on minu kõige suurem ebakindlus, jalad, kintsud. Et jah, sealt ma tunnen nagu kõige rohkem, aga samas need on ka esimesed kohad, kus mul alati nagu välimuselt läheb kaal alla, nii et selles suhtes on kõik okei. Vot, aga siukse nii haiga vastuse tegin täna lihtsalt selle granaattõunaga, ma olen nii üllatunud. Sa mõtled, et sa toitud tervislikult, aga sa ei tea, kui palju nagu siuke süütosi nagu granaattõun sulle kaloreid annab. Et ilmselgelt ma tean, et pähklid annab palju kaloreid. Ilmselgelt ma tean, et õli annab palju kaloreid, on ju. Nagu siukest asju tuleb jälgida. Aga granaattõun, mu lemmikpuuvili. Vot, aga praeguseks kõik. Tahtsingi seda teiega jagada. Maks kaootiline vlog. Iga päev vlogin mingi 1 klippi, aga pole hullu, vähemalt sedagi teen. Kui tihti te oma patja pesete? Ma ei ole oma patja pesnud appi maski ei tea kui kaua. Mitu aastat. Jep, mega rõve. Ja ma just eile nägin mingit TikToki videot, et kuidas patja pesta veel. No ma olen ennega pesnud selles suhtes, aga siis see tuletas mulle meelde, et ma peaks ka enda patja ära pesema. Ja mul on veits hea pesta näidata, aga vaadake, kui kollane see on. Ma arvan, see on enamus inimeste padi. Ja nüüd ma paningi selle siia vannilikku lihtsalt äädika ja siis puhastusvahendi sisse. Ja ausalt öeldes, ma ei tea, nendes videotes padi jääb nagu sinna vee sisse ilusti, aga ma ei tea, ma pean vist seda ikkagi keerama, sest ta ei jää mulle hästi siia sisse. Aeg-ajalt niimoodi keerama ja laskma tal lihtsalt siin soukida. See on mega hea padi, ma ei taha sellest mitte kuidagi loobuda. Hästi korralik sulepadi. Ja ma küll patja korra aastas ja vahetan, nagu soovitatakse, ma ikkagi peseks seda. Ehk siis ma praegu leotan teda siin mitu tundi ja siis hiljem viskan ta pesumasinasse ka veel. Nii et vaatame, kui palju valgemaks me ta saame. Igatahes see on sinu märk, et kui sa ei ole oma patja pesnud, siis on aeg oma padi puhtaks pesta, sest see on tegelikult mega rõve. Ja mul on update meie kasside osas ka, nad on täiega hellikuks läinud mõlemad. Nagu veel rohkem hellikuks, kui nad kunagi olnud on. Täna ööse või no üldse issand juba mingi 6 aega äkki. Esiteks Sydney tuleb väga tihti, mitte päris iga öö, aga siuke, ma arvan mingi 4 korda nädalas tuleb öösel minu peale magama igatipidi, mingi kõhu peale, külje peale, selja peale, igale poole niimoodi. Ja täna öösel ka oli täiega kaisus. Ja üks nagu mega nuinu koht oli niimoodi, et ma olin nagu külili ja siis Sydney oli ka täpselt nagu näoga samale poole, kuhu minagi olin ka külili ja siis niimoodi sirutas oma käpad välja ja siis minul oli nagu käsi oli ümber tema niimoodi, siis ta oli nagu täielikult kaisus mul ja siis samal ajal Britney oli siis Kaspari poolel jällegi ja seal nurrus ja Britney kogu aeg teki all magamas, tal on nagu nii külm vist öösel ka, et tal nii mõnus saab sooja seal teki all. Nii et täiega hellikud ja täiega kaisukassid. Nii tore lihtsalt, nii tore. Ja tore, kui kassid on siuksed pereloomad. Üks pereloom on siin ja tere. Mis pereloom veel on? Ja teine on siin oma sisalikust mänguasjaga.
keegi tuleb Hispaaniasse ja tahab mingisse heasse ilutoodete poodi minna, siis väga soovitan sellise poe üles otsida. Väga hea valik. Hetkel ka ostsin siit uue CeraVe näopuhastuskeeli, sest hästi hetkel näha ei ole, aga eelmine näopuhastuskeel mulle tundub, et see ajaski mul näonaha jumala pekki. See oli ka CeraVe oma ja see on nii-öelda soovituslik aknesele nahale. See on üks sinine pakend, aga see on nagu siuke rohekas, selline. Ja ma ei tea, see rohekas, kui ma kunagi hakkasin seda kasutama eelmine aasta augustis, siis see tegi mul näonaha mega heaks ja just see sinine tegi nüüd nagu mega hulluks. Ma ei oska seda millegi muuga ka seostada, et mul nii hulluks läks, sest nagu midagi muud otseselt muutnud ei ole. Nii et jah, ma arvan, et äkki kui ma nüüd selle täitsa ümber vahetan jälle uuesti, et siis äkki läheb jälle näonahk paremaks. Et eelmises vlogis rääkisin ka, et mul nüüd näonahk läheb paremaks. Ja 2 päeva hiljem läks jälle hullemaks. Et käibki nii nagu üles-alla. Aga ma lähen nüüd otsin Kaspari üles parklast. Siis lähme koju sööma, sest me kõht nagu nii tühi lihtsalt. Tulime korra Carrefouri. Näitan teile natukene neid mereandide lette ja hindasid. Hästi palju küsitakse kogu aeg erinevate hindade kohta. Kui te võite, saate praegu vaadata. Näiteks vaatan mega hea hinnaga need karbid. 3,45 ja peo. Ja näiteks need suured krevetid on 10 euro kilo. Päris hea. Näitan teile korra Carrefouri proteiini toodete letiga. Mega valik erinevaid proteiinitooteid joonete. Kõik see lett. Erinevad mingid, ma ei teagi, moussid, mingid näete valija. Mega suur valik tegelikult. Erinevaid kreeme, desserte. Päris äge, peaks midagi võtma proovimiseks küll siit. Vaadake seda päikeseloojangut. Kui ilus. Lihtsalt kui ilus. Lihtsalt nagu mingi, ma ei teagi, mis see on vapustav. Vahendi. See vesi on siis siuke, mis siit padjast välja tuleb hetkel. Nüüd läheb pesumasinasse. Minu vahepeal lasin enne trenni kodujuust, tatlid, oad, ma ei mäleta, mis need on, ja 2 väikest apelsini. Siis varsti teen oma sumbakese ära. Teate mis või? Ilmaga midagi korrast teha. Nii külm on. Nagu tõesti nii külm tuul on lihtsalt. Õues on vist mingi 13 kraadi äkki praegu, aga see tuul on lihtsalt nii jäine ja külm. Päike küll paistab, see on mega suur pluss, aga siuke külmus, et sa mõtled, et okei, Hispaanias on kogu aeg soe. Ei, siin ei ole kogu aeg soe. Muidugi on soojem kui Eestis, aga ei ole kogu aeg soe. Praegu on nagu tõesti kõige külmemad ilmad vist, mis siin olnud on. Väga-väga külm, palju külmem kui jaanuar, mis peaks olema justkui kõige külmem kuu. Et jaanuaris küll nii külm ei olnud, kui me siia tulime. Tõesti on nagu jahe. Aga muidugi ma tean, et Eestis on praegu -1, et nagu mida mul siin nagu kurta on, et 13 kraadi on ju vahe, on ju. Loomulikult, ma ei kurdagi, vaid ma lihtsalt annan teile teada, et mul on küll. Aga ma hakkan kohe sumbat tantsima, siis hakkab kohe soe. Ja ma tegelikult ma saan nagu aru ka, et nagu see 13 kraadi ei ole ju tegelikult justkui külm, et ma olen võib-olla ka lihtsalt ära hellitatud selle väga soojaga, mis siin oli, aga keha lihtsalt harjub nii ära kuumaga, et tegelikult kui meil oli siin 30-40 kraadi vahel mitu kuud ja nüüd järsku on nii külm, siis nagu lihtsalt see külm ongi nii külm, et see võibki kõlada nagu naljakalt, aga see ongi nagu nii külm ja nüüd ma saan aru kohalikest, kes käivad siuksel ajal mingi sallide ja mütsidega, tõenäoliselt ma arvan, ma olen see sama kohe lihtsalt nagu ja veider. Okei, ilm on tegelikult mega mõnus. Nagu selles suhtes jahe on, aga kui ma mõtlen sellele,
et Eestis on ikkagi nii külm, siis nagu reaalselt ma ei tohiks mitte midagi öelda. Nagu tegelikult on nagu ikkagi väga mõnusad ilmad, see, et sa näed päikest, on lihtsalt nii suur asi. Hetkel näitab siis, kell on 17, 16 kraadi näitab hetkel, tegelikult on ju väga okei. Et natuke liigutad, siis tegelikult saab sooja sisse, et on ikka väga-väga mõnus. Aga ma tahtsin teile anda väikse lifehacki. Kui teete trenni, siis soovitan väga kasutada neid jalaraskuseid. Ma esimese poole trennist unustasin neid kasutada, aga teise poole trennist panin peale ja kulutad nii palju rohkem kaloreid. Eelmine trenn tegin ka nendega terve tantsu ja reaalselt ma kulutasin vist mingi 150 kalorit äkki rohkem, et treenib nagu jalgu mega hästi, nii et hullult soovitan neid kasutada. Ma tean, et vist boksjad ka suht tihti kasutavad neid raskuseid nagu mingi kätel või jalgadel, ma ei teagi. Ja paljud, kes tahavad nagu kaalu langetada, raskavad jalutamas nendega, et kiiremini kaalu alla saada, nii et selles suhtes mega hea lifehack, aga nii naljakas reaalselt. Meil on ju siin, rõdul tantsin alati, mul ei ole kuskil mujal ruumi tantsida ja siis siin all on meil kohe nagu tänav ja siis inimesed küsivad meelde ülitihti, sest kogu aeg vaatavad, kuidas ma siin tantsin. See on nii naljakas reaalselt, ma alati mingi naeratan neile, aga tegelikult on täiega ebamugav. Et selles suhtes jah, mingi mehed just tihti näevad ja siis nad on naisega koos, nad mingi näitavad minu poolegi, siis naine on mingi, tuleme edasi. Kogu aeg näen lihtsalt iga kord, kui ma teen siin trenni, mingi 2 sükast paari on vähemalt. See on nii naljakas. Nagu just viimane tants oli mul praegu mingi puti shake, vaata, ja siis täiega mingi shakein siin ennast ja siis samal ajal mingi vaatavad, et täitsa on ebamugav, aga nii kaua, kuni keegi filmis on okei. Vot, aga peaks poes ära käima, mul on tegelikult täna bachata ja salsa, et ma alati just sellel päeval, kui mul bachata salsa on, ma teen zumbat ka, sest et see on küll tunniajane trenn seal, aga ma ei kuluta seal just nagu hullult palju kaloreid, mingi 200 kalorit, et selles suhtes jääb nagu kõvasti puudu. Praegu näiteks selle tunniajase zumbaga 469 kalorit, nii et väga-väga hästi. Igatahes ma käin pesus ära ja siis käiks kiiresti poes, ostaks midagi süüa ja siis hakkabki juba 2 tunni pärast. Hakkab mul salsa ja bachata. Vot nii. Nii, näitan teile patja ka, tuli eile pesust. Siin on muidugi hästi kollane valgus praegu, sest et päike loojub just, aga mega puhtaks sai, nagu täiesti puhtaks sai. Tahaks teha mingi before ja after selle. Ma ei tea, kas siit on äkki paremini nüüd näha. Ei tea. Okei, nii. Siit vist on paremini näha. Ei, vist ei ole ka. Igatahes sai põhimõtteliselt täiesti nagu valgeks ja täiesti puhtaks, nagu täiesti puhtaks. Poleks siia selle eelmise video ka nagu milles enne oli, aga peaks mingi hiljem veel mingi after'i teil filmima, sest et parema valguse käest, sest praegu tundub ka nagu suht sama kollane nagu enne oli siit kaamerast, aga tegelikult on täiesti valge ja täiesti puhas, et peab vist kuivama veel. Aga jah, see on sinu märk, pese ka oma padi puhtaks, see on ikka mega rõve, mis sellest padjast välja tuli. Mega rõve. Siin räägin, kui külm mul on, ise jalutan õues plätudega. Aga issand, kui ilusad päikesloojangut siin on alati ja päikesetõusud ja kuidas nii väga tahaks, et rõdu oleks just siia mere poole nagu nullmüra, palju soojem, siin ei ole üldse tuult enamus aega ja lihtsalt nagu nii palju mõnusam. Ja kusjuures uskuge või mitte, aga vees on 19 kraadi. Krevetid haisevad nii rõvedalt, aga ma tegin põhimõtteliselt õhtusöögiks siis sükest asjad, riisinuudlid, krevetid, seened, porgand ja porgand hautasin eraldi. Pain lõpuks ka spinatit, küüslauku, praadisin siis võis krevetidega ja kas ma pain midagi veel? Vist ei pannud, kurki tomatid ka kõrvale ja sukene maitsestasin siis tšilli, kurkumi, pipra ja suulaga. Vot, suke õhtusöök ja kusjuures krevetid annavad mega palju valku ja mega vähe kaloreid. Nii et väga hea lifehack. Mul käis just kuller ja ma ootasin seda pakki lihtsalt nii kaua. Ma ütlen teile, Hiinast tulevad siia pakid tegelikult nagu nii kiiresti. Tavaliselt tulevad mingi, ma ei tea, mul on isegi tulnud alla nädalaga ja tihtipeale maks nädal, aga see pakk tuli reaalselt mingi üle kuu ja isegi vist 2 kuud äkki. Ma olen seda mega pikalt oodanud. Nii et avame selle koos. Ma olen nii excited, täiesti haige. Oh my god. Issand kui äge.
issand, kui äge, ma tellisin Temust vist või? Jah, ma arvan, see oli Temu, mitte Shein. Jah, ma tellisin endale stainless steel suure veepudeli, et ma olen otsinud igalt poolt stainless steel 2 liitrist veepudelit. Ja no kuskil ei müüda, no tõesti kuskil ei müüda. Või siis, kui müüakse, siis on mingi hirm kalli hinnaga, rääst ma olen näinud mingi 100 euroseid. Ja nüüd ma siis otsustasin vaadata, palju Temus on ja kas Temus on ja mingi paar valikut oli reaalselt ainult seal. Oh my god. Muidugi ta nagu jõulud oleks, peaaegu varsti ongi, on ju. Ja Temus sain 16 euroga. Sellise. Oh my god, okei. See on maailma kõige lemmikumasin mul. Okei, see on täiega cool. Oh my god, see on kõige ägedam joogipudel, mis mul üldse kunagi olnud on. Issand, kui äge. Kui te tahate, ma võin selle lingi siia YouTube video alla panna ka. Nii et põhimõtteliselt see on stainless steel. Miks? Sellepärast, et ma ei taha plastikust mingeid joogipudeleid kasutada enam. Ma olen väga palju plastikust joogipudeleid kasutanud, aga ma ei taha endale mikroplasti lihtsalt sisse juua, on ju. Ja pluss on see, et meil on ka tihtipeale ju siin ikkagi väga soojad ilmad enamus aastast ja kui ma käin trennis näiteks õues hoian oma pudelid, päike võistab sinna peale, ma ei taha, et mingi kahjulikud asjad hakkaksid sealt eralduma. Nii et sellepärast stainless steel 2 liitrine või see on peaaegu 2 liitrit vist. Ta on äkki oli 1,8 midagi sellist ja vaadake, mis nagu karbis see tuli, aga see on nagu 1,8 1892 millilitrit. Nagu reaalselt see tuli nagu mingi official brand oleks selle müünud. Väga huvitav. Vaatame, siin on kõrs ka tegelikult sees. Okei, kõrs on plastikust, aga seda ei pea tegelikult kasutama, aga siit võib lihtsalt juua ka siit nagu, et sa saad nii kõrrest kui ka siis, või noh, nii kõrrest kui ka siis siit juua. Vot siuke korralik, mega korralik, mega korralik, ilus, roosa. Oh my god, see on eriti, ma mõtlen nüüd nagu lennusõitudel mega hea, sest et ma olen nii puudustanud suurest joogipudelist, ma tõesti, mulle meeldib väga vett tarbida, aga mulle meeldib vett tarbida, kui mul on mingi suur tünn lihtsalt kõrval ja nagu muidu mul lihtsalt on meelest ära. Ja nüüd on mul see suur tünn olemas, peab selle puhtaks pesema lihtsalt, aga issand, kui cool see välja näeb, see on kõige ilusam, kõige korralikum, kõige ägedam joogipudel, mis mul üldse kunagi olnud on. Oh my god. Reaalselt peab hakkama ise müüma neid vist. Issand, kui äge. Okei, see on... Okei, mega äge lihtsalt, uskumatu. Ma otsin seda nii kaua ja kusjuures tegelikult ma sain vist isegi alla 16 euro, seepärast ma tellisin juba esimest korda selle mingi 3 kuud tagasi ja siis lihtsalt see kuidagi ei jõudnud minuni, nagu ma ei tea, midagi oli mingi lihtsalt nad üritasid nii-öelda seda tuua siia, aga nad ei saanud, ma ei tea, ühesõnaga ma võtsin Temu selle supportiga ühendust ja siis ma sain mingit lisakrediiti, ehk siis ma sain põhimõtteliselt 10 euroga selle. Ma tellisin just uuesti ja ma sain 10 euroga selle nagu nii korraliku asja. Ma olen nii õnnelik sellele. Okei, meil on ikka mega soe täna. Mega soe on siis, kui esiteks päike paistab põhimõtteliselt iga päev ja see on iga päev suhteliselt sama. Aga kui tuult ei ole, see on ikka väga mõnus soe, nii et täna on tõesti ülisoe ilm. Ma ütleks, et päikse käes võib olla 18 kraadi, nii et see kampsun on täiesti üleliigne. See tuleb pealt ära võtta.
nii et ma saan kogu aeg lihtsalt nii palju küsimusi, et noh, et kuidas ilm ikka on seal detsembris ja jaanuaris Hispaanias ja vastus on siin. Sul on vaja jopet, sul on vaja pusa, aga sul on vaja ka õhukesi riideid, nii et kihiliselt riietuda. Tegelikult on kokkuvõttes soe. Lihtsalt tuleb olla valmis, et võib olla ka jahedam ja eriti Costa Blanca'l on tuuled, et see on just oma tuulte poolest nagu hästi tuntud, et selles suhtes tuul teebki nagu külmaks aeg-ajalt. Aga iseenesest vihma sajab mega vähe, nii et ja vihmaks väga palju valmis ei pea olema. Me oleme siin reedeturul just ja Kaspar just viidis autosse erinevaid kotte ära asjadega, sest nii palju kotte oli kogu need massive lõunu ja siis nii kui Kasparib mu kõrval üle, niimoodi hakkavad külge ja ma täitsa haige. Jälle, üks oli seal müüa, mingi, issand, miks sa nii kaunis oled? mingi grupikesi, grupp mehilest, miks sa nii kaunis oled? Hei, kuopa, porkis su kuopa? Tulime Musta Reede puhul ka siia Seinja Boulevard kaubanduskeskusesse. Idan sa naerab. Ja Musta Reede on täna, nii et Musta Reede puhul on siin, ma näen igas poes, on siin mingid pakkumised. On isegi -50, -40, kõik asjad. Nii et Must Reede on suur teema, väga palju inimesi on juba, aga kindlasti tuleb siia juurde, sest kell on praegu 15:12 ja ma kujutan ette, et õhtul on siin nagu täiesti hullu ja mina lähen nüüd siia poodi. Oisho, minu lemmikpood. Kes Hispaaniasse tuleb, mingi Oishosse, see on täpselt mu lemmikpood. Kõige parem pood üldse. Nii, me jõudsin vahepeal koju ja ma ostsin ka siis Primarkist endale 2 bluusi, rohkem midagi muud ei ostnudki. Üks on siis selline, või ta on nagu kampsun bluus, sükke mõnus, pikkade käistega, S-suurus, aga nagu, noh, siit on nagu veits süke nagu ülejäänud seda materjali. Mulle meeldib nagu siin kanda niimoodi, aga tegelikult ei ole midagi hullu. Igatahes mega ilus lõige, üks oli siis 10 € ja ma ostsin ka teist värvi. Sellise ostsin ka, sükse sinise, see mulle isegi värvi poolest meeldib natuke rohkem. Et ilma proovimata täiesti ostsin selle, või noh, need mõlemad siis lihtsalt teadsin juba, et see lõige sobib. Väga hea materjal on ka, ta on viskoos ja siis ma ei mäleta, mis see teine materjal polüester igatahes ei olnud, mingi muu oli hästi mõnus, nii et viskan need nüüd pessu. Ja mingid muud riided ka, mis on vaja ära pesta ja siis ongi olemas. Ma lihtsalt tundsin nagu nii väga puudust siuksest pikkade käistega riietast. Mul oli reaalselt ainult 2 bluusi, mis on pikkade käistega ja nagu kogu aeg on need pesus, sellepärast et ma lihtsalt kogu aeg käin nendega. Pluss nad ei olnud nii soojad ka kumbki, et jah, kuidagi mõnus, sobivad kõigega kokku, ilusad ja yes. Nüüd hakkan jälle kohe sumbat tegema ja ma näitan ka, mis me turult ossime. Ossime siis kartuleid, nuikapsast ja pomelot, siis sidruneid, siis 5 kilo apelsine ja ma ossin tegelikult sealt Alcapo poest, siis, kus me käisime just. Ossin sealt ka maitsetu kombucha. See oli just ainuke maitsetu kombucha, mida ma olen leidnud siit. Et seal oli ka muidugi meeletu kombucha valik, nii et oleks imelikult, kui seal poleks seda olnud. Aga ja, ma üritan nüüd oma teeseend kasvatada ja selleks on maitsetud kombuchat vaja. Ma olen enne ka üritanud teeseend kasvatada, aga ei ole kuidagi välja tulnud, et ei ole kasvama läinud, aga kõik ütlevad, et peaks olema maitsetu kombucha just. Vaatame, äkki läheb kasvama. Siis ossime mangosi, siis ossime, mis siin sees on? Tomateid, väga head tomatid. Siis terepräät, siis ossin poest munavalget, et siis hommikuti teha munavalge putru karelastega. Mis siin sees on? Sibulaid ossime, siis siin on mingid Kaspari mingid kalakonservid ja mingid maisi asjad, aga ka neid rohelisi õunu. Need, mis Eestis on mega kallid, aga siin olid €1 ainult. Ja need pidid vist kõige vähem kaloreid kandma need õunad. Ma ei tea, mul on lambist viimasel ajal täiega õunaisu olnud, nii et ma tahtsin nii väga neid õunu. Nii et jah, ma ei viitsi nii praegu välja võtta, aga näete, seal see on. Ja loomulikult ma käin absoluutselt igal pool ringi oma veeganistriga. Armastan seda veeganistrit kogu oma hingest. Yes, sida lõpp. Okei, ma mõtlesin, et ma korra update'in teid siis selle dieedi osas ka, mida ma hetkel teen. Et ma mõtlen, kas ma rääkisin seda, aga mul hetkel on siis nii, et sumbapäevadel, alakehapäevadel on mul siis kalorias 2100 ja siis ülejäänud päevadel on 1900.
ehk siis ülakehapäeval ja siis vabal päeval on 1900. Ja hetkel ma tunnen nii hästi ennast, ma näen peeglist juba nagu mega suurt muutust, et kaalus on ka hetkel siis nädalaga on 700 grammi alla läinud või nüüd juba 8 päevaga tegelikult, mis on väga okei kaalulangus. Ja kusjuures väga naljakas on see, et ma olen suht iga päev ennast kaalunud ja eile täiesti lambist oli mul nagu algkaal, mis mul oli siis 8 päeva tagasi. Ehk siis eile hommikul ma kaalusin täna hommikuga võrreldes 700 grammi rohkem lambist. Ja siis ma olin nagu, what, reaalselt, ma ei ole mitte midagi muutnud, mul ei ole keha stressis, nagu miks see nii on ju. See on kuidagi tsükliga seotud, ma ChatGPTiga arutasin seda. Täna hommikul läksin kaalule ja 700 grammi maas jälle. Et lihtsalt see võigi olema kuidagi algusasi ka natukene, et kui sa hakkadki kalorid lugema, et siis nagu võibki rohkem kõikuda mingi mõned nädalad. Nii ChatGPT ütles. Nii et ja ühesõnaga, ma ju teadsin, et see ei saa olla nii, et ma olen nagu ikka samas kaalus, sest ma tunnen ennast lihtsalt nii palju paremini ja ma näen peeglist ka nagu just kõhus, ma näen mega suurt vahet tõesti nagu, ma ei ole kuidagi punnis ja ma tõesti tunnen jälle, et see kalorite lugemine ei tekita musse üldse stressi ja see ongi peamine. Et kunagi aastaid tagasi, kui ma kaloreid lugesin, siis mul oli räige stress sellega millegi pärast, et ma pidin nagu selle ära lõpetama, ma suutsin vist siis kaloreid lugeda mingi kuu aega ja ma tundsin nagu, et pärast seda mul tekkisid täiega ülesöömishood ja see ei olnud nagu üldse tervislik minule mitte kuidagi ja sellepärast ma ka ju selle aasta alguses, kui me siia Hispaaniasse tulime, lõpetasin kalorite lugemise ära, et kuni selle hetkeni ma olin 10 kuud kalorid lugenud, ehk siis 2024 aasta märtsis hakkasin lugema ja lugesin siis kuni jaanuar 2024 ja nagu selle hetkeni mul oli kõik väga hästi, ma tundsin ennast mega hästi, mulle meeldis kalorid lugeda, mulle meeldis katsetada erinevaid retsepte, mulle meeldis, et asi on kontrolli all, aga nii kui siuke suur elumuutus oli, et me siia tulime, siis ma tundsin, et lihtsalt see kalorite lugemine ei ole mulle, ma rääkisin oma treeneriga ka ja ma lihtsalt lõpetasin sellel hetkel ära. Aga nüüd ma olin nii pikalt seda kaalunud, et peaks uuesti hakkama lugema, sest mulle ikkagi meeldib see, kui asi on kontrolli all. Ma lihtsalt ütlen siia igaks juhuks vahele, et kalorite lugemine ei ole kõigi jaoks. See ei olnud ka minu jaoks paar aastat tagasi, 3 aastat tagasi võib-olla isegi. Võib-olla mõne jaoks ei ole see mitte kunagi. Aga fakt on see, et selleks, et kaalu langetada, sa pead olema kaloridefitsiidis. Ehk siis ma ise tunnen, et mul on palju lihtsam olla kaloridefitsiidis, kui ma loen neid kaloreid. Ja palju lihtsam mitte üle süüa, et see on nagu miski, mis hoiab mind kontrolli all ja mulle see väga sobib hetkel. Aga nii kui ma tunnen, et see on asi, mis hakkab kujunema mul jälle uuesti ülesöömishäireks, siis ma lõpetan selle ära. Ma ei piira ennast, lasen vabaks. Et ühesõnaga, see on tegelikult täiega tõsine siis kalorite lugemine, et tuleb olla nagu hästi teadlik, mida sa teed, tuleb ma ütlen ka selle ära, neid kaloraažid, mis mul on hetkel, on mul treeneri poolt loodud mulle aasta aega tagasi, kus ma olin ütleme nii, et ma olin suht samas kaalus sellel hetkel. Kuigi mu kehakost oli kindlasti hoopis teine, et praegu ma ei alusta nii-öelda nullist. Ma näen, et mul on lihasmassi oluliselt rohkem ja rasva oluliselt vähem, kui mul tollel hetkel oli. Ja mu harjumused on ka hoopis teised ja teadmised. Aga see kaloraaž nagu sobib mulle, et see on ikkagi spetsiaalselt mulle pandud ja see ei ole absoluutselt kuidagi vähe see kaloraaž, et see on väga okei. Et ka väga hull on see, kui sa alustad liiga madalast kaloraažist näiteks, mõtled, et tahaks kiiresti alla saada ja hakkadki mingi 1500 kalorit ainult sööma, et see ei ole okei. Nii vähe ei tohi süüa, nagu see ei ole okei. Ma tean, et bikini fitnessi võistlejad lõpuks seal söövad nagu nii vähe, eks ju, aga see ongi ebatervislik ja minu arust kaalulangetus peakski olema midagi sellist, kus sa langetad nagu tasapisi, et see on ikkagi pikaaegne protsess ja kuigi mina olen ka selline, et kui ma hakkan millegiga tegelema, ma tahan seda kohe nüüd ja praegu, ma tahan, et see kohe juhtuks, ma tahan, et mul oleks homme juba tulemused olemas, veel parem kui täna. Aga see ei käi nii, see on pikaaegne protsess, aga mis ma võin öelda, kui sa alustad täna, siis sa juba mõne päeva pärast sa juba tunned ennast paremini, sa tunned ennast kergemini,
sul niikuinii see aeg läheb mööda, nagu niikuinii need nädalad lähevad mööda, niikuinii need kuud lähevad mööda. See ei aita, kui sa lükkad seda kaalulongetust edasi mingi jaanuarisse või veebruarisse, on ju. Alusta nüüd kohe täna või alusta kas või homme, on ju. Aga lihtsalt alusta ei ole järjepidev. Ja järjepidevus on alati võti. Et lõpuks on see, et praegu ma vaatan ka, et alles ma alustasin selle blogi alguses ja nüüd on juba 8 päeva möödas, et nagu see 8 päeva läheb nii kiirelt. Ja mis mulle just meeldib, ongi see, et mul ongi nagu selle kalorite lugemisega, mul ongi siuke hästi kindel nagu distsipliin. Ma arvan, ma olen väga hea distsipliini hoidja. Trenniga ka nagu ma olen väga hea distsipliinis. Et kui mul mingit vigastust ei ole, siis ma tõesti teen kõik oma trennid ära. Ükskõik mis, ma lihtsalt teen need ära. Et ja ma nagu selles ma tunnen, et distsipliin on mulle ja järjepidevus on mulle ja see ongi nagu kõige võti tegelikult. Et jah, ühesõnaga, mulle see kalorite lugemine hetkel väga sobib ja ma arvan, et päris pikka aega sobib mulle. Nii et jah, tšuka lugu. Aga ma olen siin päris pikalt teiega jutustanud. Kas mul oli terve aeg siit silma alt mingi must või? Issand jumal. Aga mis ma tahtsin öelda, on see, et mul akne on tegelikult mega hull hetkel. Mul on meik peal ja saad aru, kui hull see on või? Ühesõnaga loodame, et järgmises vlogis on aknaga ka juba parem. Kuidagi alati on nii, et kui midagi on lappes, siis on kõik korraga lappes. Nagu sa tunned, et seal on oma kehaga rahul, sa tunned, et seal on näonahaga rahul. Vähemalt juustega olen hetkel rahul. Vähemalt seegi. Aga ja, hetkel mul oli ravikreem peal, mis tegelikult toobki punni esile. Ja ma peaksin 12 nädalatel aega andma, et ma näeksin nagu päris muutuseid. Nii et mulle tundub, et hetkel lihtsalt tulevad kõik punnid välja siit nahalt, mis vähegi võimalik kuivavad ja siis mul peaks juba varsti korras olema. Aga ma olen saanud päris õeled kommentaare selle osas TikTokis, et päris niimoodi tegelikult, kuidas inimesed nagu kirjutavad, et minul on päris paks nahk selles suhtes aastatega peale kasvanud ja mind need kommentaarid ei häiri, aga kui mingitele noortematele tüdrukutele näiteks üks asju kirjutatakse, siis ma mõtlen küll, et vaesed tüdrukud kunagi mind ka täiega häirisid need kommentaarid. Aga ja, nüüd mul on nagu suht suva lihtsalt, et nii nõme, kui mingid inimesed lihtsalt üritavad niimoodi kiusata siin sellega. Vot, aga mul tundub, et issama 8 minutit rääkinud ebareaalne. See nagu tuletab mulle meelde seda, kui ma saatan oma parima sõbrana kogu aeg voice message'id ja me lihtsalt saadame kogu aeg üksteisele mingi podcast'e. Konkreetselt meie voice message'id on 30 minutit põhimõtteliselt kogu aeg üksteisele või 20 minutit. Aga see on goals. Seal ei ole midagi halba. See on goals. See on täielik goals. Vot nii. Aga on aeg see vlogi otsakene kokku tõmmata siin. Ma loodan, et teil tulevad ilusad advendiajad, ilus advendiaeg. Mina lähen ka nüüd, ostan üks päev need jõulukonnistused ära, mis ma seal Hiina baasile vaatasin ja panen üles need ja siis jah, ongi, ma arvan, et varsti jälle vlogin, kuigi ma varsti tulen Eestisse, siis ma jälle ei vlogi, aga peale seda jälle vlogin, nii et ilmselt jääb 1 nädal vlogidega vahele, aga ei ole hullu. Vähemalt olen ma vlogimislainel jälle, mille üle on mul mega hea meel ja mul on nii tore teiega kuidagi teile kuidagi jäädustada neid asju ja vlogida ja olla, jutustada. Tore, kui te vaatate neid, mega tore. Vot. Aga võiks ikkagi selle aasta lõpuks 2000 subscriberit täis saada, come on, kaua mootan on ju, nii vähe on muudu, vist mingi 15 subscriberit on muudu, et 2000 täis saaks. Nii et tehke mul üks jõulukingitus, teeme 2000 subscriberit täis, eks ju. Ma oleksin väga tänulik. Aga jah, oli tore teiega siin videos olla. Loodan teil oli ka tore. Ja laegista videot, kui sul oli tore. Ning väga tore, kui jõudsid siia selle hetke üldse videos. Vot, aga näeme jälle järgmises videos, järgmises vlogis. Olge tublid. Tšau!